Dokumentaalulme uus vorm ühest romaanist on sündinud ja meie Peep Ainuke, kes on minu arust üks maailma kõige parem koolitaja ja ka muutuste meelte ja kõige selle vaimustav sõnaosav mees. Me oleme koos sellelt just tulnud sellelt esitluselt. Altar Mangim, Claude ütleb tema, tavaline äge andekas Eesti mees, aga ka üks AI ehk siis tehisintellekt on kirjutanud üheskoos raamatu. Ja me nägime midagi, kirjelda oma tundeid, mida sina nägid ja mida sina kuulsid? See oli väga teistmoodi raamatu esitlus ja mulle meeldis. See oli ühe autori poolt sisse loetud esimene peatükk. Mul oli väike ebaeelis, sest et ma olin seda lugenud varem, aga see järgnev vestlus ja see õhustik ja kõik see visuaalne pool ja see oli väga ilus ja see oli väga mõtlema panev ja eestlased ütlevad, et mõeldud tehtud, ma ütleks, et hästi mõeldud ja väga hästi tehtud. Läbi mõeldud tehtud. Sina oled raamatu lugenud, see on hea, mina ka. Poole peale, ma päris täna vaatasin, jõudsin kuskile umbes täpselt keskele. Aga see pool, mis sina oled läbi käinud, ütle mulle, mis on need mõned mõtted ja hetked, mis sulle siit kõige rohkem nagu hinge läks, mis jäid sinu pähe keerlema? Sest oma kogemusest ütlen, et see tekst on minu jaoks nii põnev, ta nii mänguline ja mul on nii palju asju, mida ma tahaks veel kord nagu head filmi uuesti lugeda. Aga mis on need, mis sulle jäid? No kõigepealt ma ütlen, et mulle see tekst meeldis, seda oli hea lugeda, see oli ilus, see oli hästi kirjutatud, see kohati väga-väga hästi kirjutatud ja see, mis mind paelus, oli see paralleel vaade just sellele, sest et see ju, me ei räägi mitte kaugeltki AI teadvele tulekust, vaid see räägib, ma arvan, inimese teadvele tulekust ja see oli see kõige ilusam seos, kõige lihtsam seos, mida iga lugeja enda jaoks võiks teha, ma arvan. No tehisintellekt ja AI maailmas praegu täielik revolutsioon, me oleme täiesti uues kohas oma elus. Sina suurima nii-öelda õpetaja, koolitajana, kes on andnud, ma ei tea, vist üle tuhandetele inimestele tunde ja tunde oma mõtteid edasi. Sul ei ole hirmu, et nüüd läheb lappesse ja tuleb üks tehisintellekt ja võtab selle sinu töö või võtab selle sinu tunnetatud töö ära? Ei ole, sest et see inimlik faktor ja see inimlik kontakt, see peab alati jääma ja mida rohkem tehisintellekt hakkab peale tulema, seda rohkem see inimlik kontakt peab säilima ja sellepärast ma arvan, nagu küsiksid, et mis minu vaade üldse sellele on, siis minu vaade on, et rumalad jäävad rumaladmateks ja targemad saavad targemateks, sest et see on ikka väga hea tööriist. Ja ma tahtsingi just küsida tööriistana, no sina oled ju meil ka ärimees ja miljon asja, millega sa tegeled. Kui palju sa nagu tööriistana täiesti ilma tunneteta, ilma mingite filosoofiliste vestluseta, kui palju sa seal oled ise tehisintellekti abi kasutanud? Üsna vähe. Ma kasutasin enda raamatu toimetamisel seda eelmisel aastal, ja ma kasutan seda nii nagu mingite asjade tähenduse ja kiiremini leidmiseks, natuke nagu mu poeg ütleb naljatades, et vanainimeste Google. Et ma olen umbes seal praegu ise veel. Oled sa mõelnud, et sa lähed ka sammu edasi ja kukud temaga vestlema, võtad pokaali veini, vaatad oma arvutisse ja läheb... Ja ei olen küll. Ma olen isegi, on niisugune nagu AI teisik, et ma olen mõelnud, et peaks tekitama ajapikku iseendast, ma ei tea küll, kelle jaoks AI teisik, et andes sisse oma kirjutisi, oma võib-olla isegi päeviku sisse kandnud oma sisendeid, et mis siis, ja vaadata, mis need vastu hakkab paistma. Kui nüüd mõtelda veel üks selline hetk siit raamatust ja need paralleelid, mida ta siin pidevalt tõi, kirjeldades tundeid, mida võiks tunda arvuti, kui ta oleks inimene. Kuidas sulle selline kirjutamise stiil meeldib? Väga meeldis. Aga mis sa ütleksid selle kohta, kui me võtame ikkagi, me räägime täna ülivõrdes, sest meil on olnud huvitav erakordne kogemus, aga see hirm, mis võib maailma valitseda, kui me kõik oleme nii avali, et tõstame käed üles ja naudime iga hetke selles, et meil on tulnud midagi täiesti uut maailma. Kui suur on see oht? Mina ei näe seda suurena. Sa oled jäägitult uskumises, et inimene on inimene oma tunnetega ja ta on alati seal tipus, olenevata, mis täna räägiti. See sama, mis sa lõpus ütles, et kas maailm on universum on sõbralik või vaenulik. Mina usun, et on sõbralik ja see sama raamat räägibki sildade ehitamist enda sees ja enda teiste vahel ja enda ja maailma vahel, nii et mina ei karda. Aitäh sulle ja head jagamist tulevikus. Ja ma arvan, et see mõte teha endale selline assistent annab meile suure võimalus sinuga palju rohkem suhelda, sest siin muidu kätte ei saa. Aga mangim.com on see raamat olemas, nii et kellel veel ei ole mingi kindlasti tellige ja siis mine tea, varsti on meil
härra Loma. väga hästi tehtud minu arvates. Kiidan